jõudsime nüüd kohvikusse number 3. Mõisakohvik Maria juures Eesti Sõjamuuseumis Viimsi mõisas. Just, lähme vaatame sisse. Kas te natuke tutvustate mulle, mis teil siin laupäeval toimuma hakkab ja kuidas see kohvik välja näeb? Ja olemegi siin siis Viimsi mõisa saalis ja kõigepealt ma kutsuks teid terrassile, mis on eriti ilus pärastlõunasel ajal. Kas siin igapäevaselt saab ka istuda või need avataksegi need uksed siis just laupäevaks? Kui ilm on ilus, siis loomulikult inimesed on igal ajal seal terrassile oodatud, aga lihtsalt muul ajal siin midagi kahjuks me ei paku. Aga laupäeval siis on meil selline mõisapärane menüü, et peamiselt koogid, pirukad, saiakesed, aga ka kartulisalat, mis on juba meie püsikliendid juba teavad, sest meil kohvikut on tegelikult ka mingite ürituste ajal, nii et meil on täitsa olemas inimesed, kes meid teavad ja tulevad iga kord. Et salati teen ma siis ise ja samuti ma teen kõik koogid ise, aga siis pirukad saiakestega aitab üks noor poiss Robin seekord. Ja need lauad siis ja lisaks paneme siis, kui ilm on ilus, laudu veel siia ümberringi ka. Ja muidugi seda ilma ma kõik ei tea. Siis tulevad meile veel siia külla noored kotkad, panevad oma telgi kuskile, tutvustavad oma tegemisi, seal saavad ka lapsed, noored midagi teha. Ja lisaks tuleb meile lastele töötuba pakkuma veel Raivo Rannarahva muuseumist, kes see on vist ordenite töötuba, mida ta teeb. Selle ma arvan, me paneme saali. Ja see ei ole veel kõik. Et siin on meil siis Maria Laidonerile kuulunud klaver ja see täiesti töötab ja sellel tuleb mängima Urmas Latikas. Nii et kella 1-st kella 3-ni lükkame selle klaveri siia saali keskele ja Urmas mängib meile taustamuusika. 1-st kella 3-ni, selle peab meelde jätma 1-st 3-ni ja see on täiesti tasuta kontsert. Ja kõik on tasuta. Just, ja muuseumisse on ka sissepääs tasuta sel päeval ja muidugi ka sõjatehnika angaari, mis on natukene mõnisada meetrit siit mäest üles. Ja see on ka sellel päeval tasuta? Ja kogu muuseum on tasuta, just, et jalutage sisse, vaadake ringi, ostke midagi maitsvat, nautige meie terrassi. Aga mis kellast kellani te sellel päeval avatud olete? Oleme avatud muuseumi tavalisel lahtioleku ajal kella 11-st kella 6-ni õhtul, aga õhtuga on muidugi ikka see, et toitu jagub kaua jagub, et kui otsa saab, siis kohviku pool läheb kinni, aga muuseum on ikkagi kella 6-ni tasuta avatud. Nii et olete väga oodatud. Üks kook, mida ma olen ikka suvistesse kohvikutesse teinud ja mida ma teen kindlasti ka laupäevaks, on siis maasikakohupiima rullbiskviit. Selline mahe ja mitte liiga magus, aga tuleb kindlasti ka kohupiima purukook, siis arvatavasti ploomi kardemonikook, punase sõstra valge šokolaadikook ja kaneelisaiakesi. Siis kavatseme teha selliseid einevõileibu, võib-olla veel mingi soolased pirukaid ja loomulikult siis kartulisalat, mida juba osad inimesed teavad. Nii et ja muidugi kohviteed saab ja jäätise kokteile kavatseme ka teha. Kas tasuda saab kaardiga või sularahast? Sularahas on meil kõik, aga ta pärast saab ka ülekannet teha. Ja siit tuleneb siis kohviku nimi? Ja, et siis kindral Laidoner ja tema Poola aadlidaamist abikaasa Maria ja siit tuleneb kohviku nimi, et kuna ka Maria väga armastas ja ta ka pidi olles ülemjuhataja abikaasa pidi võõrustama siin ka kõrgeid välismaa külalisi, siis me lihtsalt jätkame seda võõrustamise traditsiooni ja nüüd on kõik siia mõisa oodatud. Ja kohtumiseni siis laupäeval alates kella 11-st. Kohtumiseni. Ootame teid.